aga see on pärast, ja loomulikult spetsialiseerumine tuleb kasuks ja ega ei saa olla ühtegi juristi, kes kõike teab, et elus tuleb ikkagi ju spetsialiseeruda ja võib ka vahetuda spetsialiseerumist ja pole midagi, aga kui me räägime praegu sellest, et mis peaks olema siis, mida me eeldame, et tudeng lõpetades teab, kuigi küsimus oli nüüd eraõigusest, aga me siin võiks öelda laiemalt, siis mina paneks esimesele kohale ikkagi just need baasteadmised. Ja teine, mis eraõigusega võib-olla seondub, mida me tegelikult ka ju õpetades väga, mille palju tähelepanu on pööratud, on õige metoodika probleemide lahendamisel, kui me ütleme kaasuste lahendamisel, tegelikult on ju hea jurist on ju see, kes et mitte ainult ei tunne seadust, aga oskab lahendada probleeme, et oskab lahendada kaasusi. Ja see, mis oskused tegelikult peaks ka ju ülikoolist kaasa saama, on selle metoodika, kuidas tegelikult läheneda nüüd mingisuguse kaasuse lahendamisele. Jah, ma lisaksin või täiendaksin, et see süsteemne mõtlemine, et sul on see süsteem on paigas ja siis nüansse õpid hiljem juurde. Aga võib-olla veel üks asi, mis isegi ei seondunud konkreetselt teadmistega ja mida ei saagi raamatust õppida, aga mis mulle tundub, et on järjest rohkem vaja seda rõhutada, on vastutustunne ja valmisolek teha tööd, valmisolek pingutada ja hiljem päris elus ka võtta vastutus ja tajuda seda vastutust. Sest juristi tööd ei võrrelda ilmaasjata arstitööga, et seal on potentsiaali rikkuda inimsaatusi ja seda vastutust tegelikult peaks ka tudeng, kui ta lõpetab, siis tal on seda võib-olla raske ette kujutada, aga vähemalt me peaksime talle suutma seda kuidagi selgeks teha, et see ei ole päris niisama, et sa lähed siit välja ja hakkad nõu andma või hakkad otsustama, et seal on päris suured ja tähtsad inimelud ja rahad ja asjad taga, et seda vastutustunnet tajuda, et see on ka oluline.